kuulsad, edukad mehed petavad oma naisi. Näiteks viimasel ajal tuli välja jalgpallimängija Piqué, kes siis pettis Shakirat, või siis Ameerika jalgpallimängija Tom Brady, kes siis pettis ühte maailmakuulsat modelli, kelle nimi mul praegu meelde ei tule. Aga tavaline inimene võiks küsida, et miks selline mees petab, et tal on maailma kõige ilusam naine, kõik oleks justkui korras, et miks sinu arust mehed petavad? No esimese asjana mina tahan kohe öelda seda, et suhtes on alati 2 osapoolt. Et nii palju, kui mina olen meestega koolitusel kokku puutunud, siis kui ma olen seda sama küsimust neid esitanud, siis ikkagi tuleb välja see, et see suhe on mingis hetkes läinud kuskilt nagu väga keeruliseks. Ja lihtsam on leida endale kõrvale keegi teine, kellega see suhe on palju lihtsam. Kus ei ole neid olmeprobleeme, kus ei ole neid lahendamata teemasid ja sa justkui nagu elad väljas ennast väljaspool kodu. Ja kui mees on läinud petma, siis ei saa öelda, et mees on halb. Sellises hetkes peaks vaatama nagu ise peeglisse ja ka kaaslane vaatama peeglisse. Aga et kas mehed on üldsegi truud määratud olema või mitte truud, siin sõltub ikkagi palju sellest mehe enda olemusest. Mõni mees võtab omale naise varasest nooruses ja elab temaga koos 50 aastat õnnelikku abielu. Selliseid juhtumeid on ilmselt neid on olemas. 1%. No neid on olemas, ei saa öelda, et see oleks välistatud. Aga on mehi, kelle kuidagi see, ma ei tea, kas see on testosterooniga seotud või mingi elukirg ja elumöll ja võib-olla see naine, kelle ta on nagu algselt valinud enda kõrvale, ei täida tema ootusi, soove, vajadusi, naudinguid, võib-olla mingisuguseid elustandardeid. Aga võib-olla on ka see olnud, et nad on elu jooksul lahku kasvanud teineteisest. Ehk seal on väga palju erinevaid põhjusi. Miks seda tehakse? Et seal ei ole vahet, et kas sa oled maailma kõige ilusam, kõige rikkam, kõige kuulsam. Inimestena oleme ikkagi väga sarnased. Mulle tundub ka, et ütleme, tavaline Eesti mees võib mõelda, et issand jumal, kuidas ma sellist naist nagu petan, et ma elu sees ei teeks sellist asja, eks ju. Aga kui me võtame mingisuguse maailma kuulsa sporditähe, siis no ütleme, et tal on valikuid nii, et tapab, eks ju, et mul tuleb alati meelde igasugused naljavideod, kuidas õpetatakse koeri, et koerale pannakse siis ette mingisugune söögipala ja minnakse ruumist ära ja siis vaadatakse, kas koer nagu sööb selle ära, et kui ma olen maailma kuulus sporditäht, siis ma oleks justkui koer ja mul on terve tuba täis on ju sööki ja ma ei tohi absoluutselt mitte midagi nagu puutuda. Et ja siit tekibki nagu küsimus, et kas asi on siis no me teame sellist väljendit, et umbes naine ei tohi lasta meest kodust välja umbes torudega või täismunadega. Kas see vastab tõele, et ikkagi mehed... Kõht peab täis kogu aeg olema ja seksisu peab olema kõik täidetud, et siis kui mehel on kõik need vajadused, põhivajadused kaetud, siis ilmselt uskuda või mitte. Aga meeste jaoks kindlasti naudingud elus on väga tähtsal kohal. Epp, kas sa seda usud, et kui naine petab, siis see on justkui koju sülitamine, kui mees petab, on see justkui koduaknast välja sülitamine. Huvitav, kes sellised väljendid küll on välja mõelnud? Ja, ma arvan, et need on meeste endi poolt mõeldud, et see aeg oleks nagu ümber mõelda. Et naised on väga seksuaalsed olevused. Väga paljud naised ei ole julgenud välja näidata, mis on tegelikult nende sees. Sest ühiskonnas on nii teravad ja tugevad raamid just naistele. Meestele on see justkui lubatud. Et kui mees küla peal käib, et on äge mees, on ju, ja nad kõik teised teda tahavad, aga kui naine on küla peal või kui tal on rohkem partnereid, kui seal 2, 3 või 5, siis vaadatakse juba sellise pika pilguga, et ilmselt ikka üks lõtvade elukommetega naisterahvas ole. Aga mina usun sellesse, et mida rohkem me saame tegelikult teadlikuks, mis asi on üldse seksuaalsus või mis asi üldse on see, mis meie sees niimoodi pulbitseb ja miks me neid asju teeme. Kui me oleme koos kahekesi, mees ja naine, me oleme õnnelikus paari suhtes. Meie kõik tasandid, meie vaimne tasand, meie füüsiline tasand, meie emotsionaalne tasand, see kõik on kaetud. Ja mul on väga suur emotsionaalne lähedus oma partneriga, siis sinna vahele ei mahu mitte kunagi kolmandat inimest. Eesti esu.